kas teie pitsas on kas teie kummikus on pitsat, sest et minu kummikus ei ole? Kummikus ei ole pitsat, alustab! Meie siis alustame meie podcastide tegemisega. Mina olen Elisabeth. Mina olen Pelageia. Mina olen Anna-Liisa. Ja proovime teha iga üle nädala podcasti siis. Tänaseks podcasti teemaks on meil põhiliselt seadused. Esimene seadus, millest me rääkima hakkame, võtan selle laua peale. Esimene seadus, millest me rääkima hakkame, on siis töölepingu seaduse muudatus, mis lubab 15–17-aastasel noorel töötada päevas 2 või siis 3 tundi, kui on hästi kerge töö. Ma ütleks isegi, et kooli ajal see seadus ei ole minu meelest väga, kuidas ma ütlen, mõistlik. Ja millega ma seda põhjendan oleks siis see, et minu meelest ei ole isegi vaja teha sellist seadust. Et noor saaks ju tegelikult täiesti ise kehtestada omad reeglid ja öelda siis tööandjale, millal talle sobib töötada kui kaua kooli ajal. Et see on nagu minu vaatepilt sellest uuest seadusest. Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kalev Laul väidab, et õpilased kipuvad pärast põhikooli lõpetamist minema otse tööle, jätavad siis gümnaasiumi ülikooli osa vahele. Ja ta arvab, et seda probleemi saab lahendada sellise seadusega. Jällegi, nüüd on ju see seadus ka, et peab edasi õppima gümnaasiumi või pärast põhikooli peab keskkooli minema edasi õppima, et sa ei saa jääda põhikooli selle haridusega. Ehk siis niikuinii see probleem selle seadusega ei laheneks. Et see on minu jaoks natukene arusaamatu. Aga mis on sinu arvamus? Mina arvan suhteliselt sama, mis ütles Anna-Liisa, et see on väga mõttetu seadus, kuna võib-olla kellegile sobib 2 tundi töötada näiteks, kuna neil on trenni või mingid veel tegevused peale kooli ja palju kodutöid. Aga kellelgi ei ole nii palju koormust ja talle sobiks näiteks rohkem tööd teha ja teenida võib-olla rohkem raha ja me ei tea, milline on kellegi pere olukord rahalises mõttes, et kes palju teenib. Just tahtsin ka selle välja tuua. Et mis siis on, kui on selline pere, kelle majanduslik seisund ei olegi väga hea ja ongi selleks, et kui juba lapsed on natukene vanemad, siis minu arvates on täiesti okei, et nad näitavad perel majanduslikus seisundist natukene kaasa ja teevadki seda tööd peale kooli näiteks. Aga mõtlen, et ei saadki siis tööd teha nii palju kui vaja selle seaduse pärast, et see seadus täiesti keelab ära selle. Põhimõtteliselt võtame näiteks, et sa töötad kohas, kus on tunnipalk 5 €. Sa töötad 2 tundi, sa saad päevas 10 €, mis on minu arvates päris vähe. Ja põhimõtteliselt mõttetu seal töökohal olla juba vaata. Ja sellega on see, et siin tuuakse välja selle plusse ja miinused, kui minu meelest on selle miinuste ülekaal ikkagi suurem. Näiteks, et mõned tööandjad kardavad, et noorte tööpuudus süveneb veelgi. Sest et praegult juba on päris suur noorte tööpuudus ja ongi ju tegelikult töökohti, kus töötavad peamiselt ainult noored. Mitte täiskasvanud. Ja mis siis teevad need tööandjad, kellel ei ole enam võtta tööandjaid? Ja mõtles, et on, aga ainult mingi 2 tunni ulatuses, et tegelikult seda... Töötajad. See lause oli palugine. Tööandjad on näiteks tööd annavad. Jah. Et ühesõnaga, tööandjatel on ju nii raske teha seda graafikut, kui töötunnid on ainult 2 tunni kaupa. Ja seda ikka, et kohvikukett Reval Cafe peab siis väga palju vaeva nägema, et oma töötunnid ümber muuta ja töögraafik, sest et 16-17-aastased ei saa enam töötada nii kaua, kui nad enam töötasid. Et tegelikult 17-aastane noor on juba suht enda eest vastutab peaaegu vaata. Et sellisel noorel ainult 2 tundi tööd teha, ma ei tea. Ma mingis mõttes saan aru, miks see seadus kehtestati, aga mingis mõttes ma ei saa ka. Et ta on minu jaoks nii ebavajalik. Koolijuht räägib siin, et noored liigutavad töötamisega üle, millest ma mingis mõttes saan aru, et noor läheb pärast kooli, teeb tööd, teeb seda mitu tundi järjest pärast, järgmine päev võib-olla on väsinud ja tekib stressi, kõik see. Aga jällegi, ma arvan, iga sellises vanuses õpilane, tal võiks juba olla enda peas see teadmine, et okei, kool on väga tähtis ja ma pigem käin koolis, kui ma töötan ennast täielikult üle ja satun stressi, et ta võiks juba
kehtestada enne. ta võiks olla nagu iseseisev. meie arvamus on see, et seda seadet ei ole vaja, kuna Seadet. meie arvamus on see, et seda seadust ei oleks vaja, kuna noored, kes on 15–17, on niigi juba päris suured, et nagu saavad ise mõelda ja aru saada, et koolis on ikka vaja käia, kodutööd on vaja teha. Ja ma arvan, et seda saaks lahendada niimoodi, et võttagi see seadus ära, onju, ära kehtestada või nagu, kuidas on, ära keelust, ei. ära võtta lihtsalt ja lahendada niimoodi, et noored lihtsalt ise nagu oskavad enda töögraafikut korrastada. Aga võib ju olla nagu piir, milleni võib minna, et 2 tundi on nagu nii vähe, võib-olla näiteks üle näiteks. Jaa, piiri võiks küll panna, jah. Näiteks üle 7 tunni, okei, siis ma saan. 7 on juba liiga, okei, üle 5 võib-olla. Näiteks. Ja, et see 2 on nagu minu meelest liiga nagu tõesti vähe. Aga... Või siis palka tõsta. Jaa, see palka tõsta. see on lapstööjõud ju. Hea point. Nii, aga lisaks räägime me veel mõnest seadusemuudatusest just seoses kooli õppimisega ja meie jaoks oli see suur šokk, kui me saime teada, et sellist seadust nagu kontrolltööde limiit ei eksisteeri enam. Läheb üle juba, läheb üle, kellad. Põhimõtteliselt selle kohta minu meelest isegi ei ole mingisugust uudist, vaid lihtsalt lampi mingi päev cancel'iti selline seadus ära nagu kontrolltööde limiit. Ehk siis kunagi oli selline seadus, et päevas ei võinud olla rohkem kui 1 kontrolltöö ja nädalas ei võinud olla rohkem kui 3 kontrolltööd ning nendest pidi ette teavitama 5 päeva vist oli. Midagi sellist. Aga see oli nagu 5 õppepäeva, mitte nagu jah, 5 õppepäeva. Ja sellist seadust ei ole enam. Ja minu meelest see on väga halb, sest nüüd võivad õpetajad tehniliselt teha meile iga päev, kui meil on 5 tundi, 5 kontrolltööd iga päev. Ja miski ei kaitse meid enam. Ja okei, me võime pöörduda mingi direktori poole, mida iganes. Aga seaduse poole pealt mitte miski ei kaitse meid enam. Ja ma ütleks nii, et enamus ajast ei tulda väga vastu ka. Aus. Et sa lähed selle jutuga küll kellegi juurde ja tavaliselt öeldakse, et kannatad ära, et gümnaasium on raskem. Jah, et me ette valmistame ennast gümnaasiumiks. Ja et see on tavaliselt see vabandus, aga see, milleks me neid seadusi teeme, kui niikuinii tuleb mingi umbes selline vabandus, et et aasta pärast niikuinii sul tuleb veel rohkem koormust, aga ikkagi see peaks olema, see seadus olemas. Jah, ma olen nõus. Sest me oleme ikkagi põhikoolis veel. Mitte gümnaasiumist. Ja ongi nagu ma enne võib-olla mainisin, on see, et stress. Siin räägitakse, et see töölepingu seadus peale kooli, okei, sellest võib tekkida stress, aga minu meelest palju hullem asi, millest võib see stress tegelikult tekkida, on see, kui mul on selline koormus õppimisega seoses, kui ma peangi järgmiseks päevaks õppima 3 erinevaks kontrolltööks. Minu jaoks tähendab see seda, et terve mu tänane päev, terve mu homne päev on rikutud. Sest et ma pean nii palju aega pühendama sellele õppimisele, võib-olla nagu selja taha jätma need asjad, mis tegelikult mind ennast arendavad ja mulle huvi pakuvad ja ma nagu ei saagi neid teha alati näiteks trennis käimine või kitarri mängimine või kõik selline muu asi. Ja nagu minu arvates ei ole vaja, või minu arvates oleks just vaja sellist seadust, mis reguleerib kuidagi seda, sest et õpilastel on palju stressi, gümnasistidel, põhikooli omadel ka näiteks 9. klassi eksamid, kõik. Ja ma arvan, et see on natukene nagu ülekoormus. Mitte, et meil nagu olekski 5 kontrolltööd päevas, aga ma lihtsalt räägin, et sellist seadust enam ei ole, mis saaks meid kuidagi sellest kaitsta. Ja kui vaadata, et näiteks seostada seda seadust tööseadusega, siis minu arvates, kui sa töötad, sa saad vähemalt palka ja ma arvan, et noored ei teeks sellist tööd, mis neile üldse ei meeldiks. Minu arvates, räägin endast näiteks. Ja et, aga kui sa õpid näiteks kas või 5 kontrolltööks, nagu selline näide on ju, siis sul tekib päriselt ka rohkem stressi, kuna sa tead, et sa saad selle eest hinde ka veel, aga töölt sa saad nagu raha ja sul see on parem. Tasu on nagu suurem. Keegi ei hinda sul teadmisi ja kuidas sa teed midagi. Ja tegelikult ongi see, et me elame sellises ühiskonnas, kus need hinded, mis ma koolis saan, tegelikult mõjutavad nii suurel määral mu tervet ülejäänud tulevikku. Kuhu ma edasi saan õppima minna, kuhu ma tööle saan, kõike. Et ma arvan, et seda peaks ikkagi kuidagi reguleerima.
või mingisugune, võib-olla siis natukene laiema haardega seadust tegema, et nagu mingi limiit võiks ikkagi olla. Näiteks päevas ei tohi olla rohkem kui 2 kontrolltööd, nädalas ei tohi rohkem kui 5 kontrolltööd. Ette peab teavitama 3 päeva. See oleks nagu õpetajatel palju kergem ja meil oleks ka hea. Jah, et laiendada neid nagu eelmiseid numbreid, aga mitte nagu täielikult ära kaotada seda, et see läheb nagu tõesti natukene raskeks läheb meil lihtsalt. Jah, ma päriselt ei saa aru, miks selle probleemi lahendamiseks see seadus täielikult ära kustutati. Lisaks paar seadust, mis siin on kustutatud. Näiteks seljakoti raskus. Kunagi ma mäletan oli selline seadus, et õpilase koolikott ei tohi ületada kindlat kaalu. Sellist seadust enam ei ole, millest ma saan aru natukene, aga natukene nagu ei saa ka aru. Ja aga samas ma ütleks, et see probleem lahendati juba sellega ära, et kui koolidesse tulid topelttunnid. Paarist tunnid, jah. Et siis nagu sellega juba tegelikult iseenesest vähenes see koolikoti raskus ja siis nagu oligi juba lihtsam vaata. Et ma ausalt seda koolikoti raskuse seadust, ma ei teadnud sellest väga midagi. Ma olin kursis, et selline asi on olemas, aga seda kaalu ma täpselt ei teadnud. Ma arvan ka, et see seadus võib-olla jäigi natukene nüüd ajale jalgu, eks ole, kuna nüüd nagu need on tehtud paarist tunde, paljudes koolides, mõndades koolides ei ole, seal ma ei tea, kuidas seda probleemi lahendatakse. Aga ma saan aru, see koolikoti raskuse seadus konkreetselt nii, et võtad koolikoti, kaalud, kui see on liiga raske, siis ei tohi. Võtad poolõpikuid mingi ära. Et nagu sellist asja kuidagi lahendada või selle seaduse järgi käituda oli päris raske. Nii, siis meil olid veel külmapühade seadus. Külmapühade seadus, sellist seadust ka enam siis ei eksisteeri. Kunagi oli selline seadus, et kui temperatuur väljas langes alla teatud kraadi, ma ei tea, mis selline. Ma ei tea ka. Siis põhimõtteliselt kooli pidanud tulema, toimus selline iseseisva õppepäev või selline, et nagu kooli pidanud tulema. Ja see oli just selle tõttu, et õpilased, kes tulevad kaugelt, näiteks jalakooli, ei peaks kõndima need 5 kilomeetrit -25 kraadiga. Ma ei tea palju. Seadusega keelatud ka, et see tohi ju kooli kõndida, mis see on 3 kilomeetrit. Aga nüüd on kehtestatud selline seadus, et põhikooli õpilase jalgsi käimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 kilomeetrit. Mis on teie arvamus sellest, et need külmapühade seadus ära võeti? Kuna mul ei ole väga kaugelt tulla kooli, siis ausalt öeldes ka mul väga vahet ei ole, ma võin tulla ikka vaata, et see ilm mind on otseselt kuidagi ei mõjuta. Aga üks asi, mis selle seadusega kaasas käis, oli nagu, kuidas ma ütlen, väikse lapsel on selline õnnelikkus või siuke, et jess, et ilma pärast juba kooli minema, et saan kodus õppida ja selline. Aga õppe või kooli poolt see seadus väga ei oleks tore vaata. Ja samas ma saan aru ka, kui meie 9-aastase koolitee jooksul on seda seadust pidanud kasutama 1 või 0 korda. 1 või 0 korda siis. Või siis oleks just see, et liiga palju koolipäevi jääb ära vaata seaduse pärast, siis on jälle koolil nagu omaette raskem seda õppetööd siis reguleerida või mida iganes. Ma arvan, et pole mõtetki sellist seadust teha. Sellist seadust teha, kuna Eestis talved ei ole väga külmad. -15, võib-olla -20 on kõige suurem piir. Nii et ma olen nõus. Aga nüüd tuleme natukene tagasi selle juurde, et on ära võetud näiteks kontrolltööde limiidiseadus. Aga meie arvates on väga jaburaid asju siia ikka veel jäetud ja me ei saa aru, miks on tehtud selline valik. Esimene. Ruumides ei tohi olla seal inimeste viibimise ajal tuuletõmbust. Ehk siis kui õpilased on klassis, ei tohi aken lahti olla. Ja selline asi on jäetud sisse ja kontrolltööde limiidi reguleerimise seadus on võetud välja. Millal seda peaks jälgima, kes seda jälgib? Sest et minu teadmist mööda on nagu meil vähemalt väga tihti klassis õpilaste seal viibimise ajal aken lahti. Ei no, ma ei ütleks, et see on mingi kritiseerimise kohta, vaata, see on lihtsalt see, et see on väga nagu suvaline asi. Jah, minu arvates ka. Okei, ma saan aru, tuuletõmbusega võivad jääda õpilased haigeks, aga jällegi, las see õpilane pangu endal mingi pusa selga või öelgu siis õpetajale, et palun paneme akna kinni, mul on külm.
miks on vaja selle jaoks seadust, mida tegelikult minu arvates keegi ei jälgi? ja kui klassis oleks nagu umbne, see oleks hullem, kui lihtsalt oleks kerge tuuletõmbus. Nii ja nüüd selle eelmise seadusega on koos näiteks selline seadus. Kooli õpperuumide 1 liitris siseõhus võib süsihappegaasi ehk süsinikdioksiidi sisaldus olla keskmiselt kuni 1000 mikroliitrit. Kui meil ei tohi klassis olla tuuletõmbust, siis tekibki seda süsinikdioksiidi palju rohkem. Ja esiteks, kuidas peaks sellist asja saama nagu mõõta? Ja kontrollida. Nagu okei, ma usun, et selline mingi masin, mis seda mõõdab on mõeldud, aga mina ei ole oma elu selles kordagi näinud õpetajad mingit sellist süsinikdioksiidi masid. Ja selline seadelis peaks siis olema igas klassis ju kogu aeg. Aga sellist asja ei ole. Kui see ületab piiri, siis kõik peavad nagu klassist ära minema tundid. Ja mis see lahendus oleks selle? Okei, võib-olla on selline masin kuskil, millest meil lihtsalt ei tea, ei ole elu sees varem kuulnud. Aga jällegi, minu arvates on see nii rumal, kui jäetakse sellised seadused ja võetakse ära kontrolltööde limiit. Okei, ma saan aru, süsihappegaas on väga ohtlik aine, seda ei tohigi suures koguses olla. Võib-olla siis seda seadus kuidagi paremini sõnastada, aga minu arvates on see jällegi lihtsalt rumal. No siis selle seaduse kohaselt me peaksimegi hankama igasse õpperuumi meile vastavad vahendid, mis seda seadust siis kontrollivad. Jah. 21 minutit. Hello! Nii, see oli siis meie väike ülevaade igasugustest seaduse muutustest. Lisaks ma mainin ära, et see on puhtalt meie arvamus. Okei, sa võid kommentida, võib-olla saame meie ka sellest seadusest kuidagi paremini aru. Jah, aitäh ja näeme järgmisel korral. Ma jätan selle sisse. Kummikus ei ole pitsat, lõpetab.